kui Blockladder käiks jahil, ei oleks see mingi laigulistes jahirõivastes keskealiste õllekõhtude jalutuskäik värskes õhus, kus matkatoolil istudes poolunes võileibu lipsu taha libistatakse. Ei, Blockladder aretaks oma liigi verejanulisi jäneseid, pikkade küüniste ja giljotiinhammastega. Jahilkäik ei lõppeks enne, kui hing on lahkunud jänesest või jahimehest. Blockladder, kõige karmimad töörõivad siinpool ekvaatorit. Tere kallid tennissõbrad, on läbi saanud see suurepärane VTA aastalõputurniir Mehhikos Guadalajaras, kus mina isiklikult veel viimast ööd viibin. Olen nendele vestluspartneriteks täna palunud jälle Riho Kalluse ja Allar Hindi, et rääkida finaalmatšist, mis lõppes Anett Kontaveidile 3-6, 5-7 kaotusega Garbiñe Muguruza vastu. Miks see kõik nii läks ja mis me Anetti kogu sellest tänavusest hooajast üldse arvame? Sellest hakkame kohe rääkima ja saade lõpus kuulame ka Anetti intervjuu Delfile ära. No nii, Riho, värskelt stuudios tulnud. Mõtted on teravad. Mõte jookseb. Kuhu suunas su mõte täna triivib? Et Anett ütles, et oli närvide mäng. Kas sul tundus ka, et Anetti närvid võisid täna alt vedada? Ei, minu mõte hoopis triivib teises suunas. Minul on selline tunne, et midagi ikkagi on seal, oli nihu selle õhtusessiooniga. Et kõikides nendes õhtusessiooni mängudes oli midagi, mis Anetti häiris ja küsimus ei ole isegi niivõrd võib-olla selles, et muidugi loomulikult närvide mäng, aga võib-olla seal ikkagi, ma ise hakkasin mõtlema, mäletan, kui me Toomas Leiusega seda esimest õhtusessiooni kommenteerisime, siis mina ise vaatasin ka, et kuidagi väga kummaline on see kunstvalgus seal või kas midagi võib seal sellega võib-olla seoses olla. Ma tean, et Anett kasutab silmaläätsesid, aga näha oli, et tal kõikidel nende õhtusessiooni matšide ajal oli tal kuidagi palli ajastamisega oli tal midagi oli tal raske. Ütleme nii, et see eilne mäng ikkagi ka jäi ka kuidagi natuke, ta ise tunnistas ka, et midagi teda häiris seal. Ma ei oska öelda, aga mulle jäi kuidagi selline tunne, et ta ei saanud päris, sest ma vaatasin seda, mis Anett tegi päevasel ajal, kui oli päiksevalguse käes mängiti, need olid ju ülihead mängud, need olid ju uskumatud mängud, kui ta Petra Kvitoval andis kogu seti jooksul 9 punkti selle sama väljaku peal. Et kuidagi midagi seal õhtusessiooni oli totaalselt teistmoodi, eks seda oskavad võib-olla Dmitri Tursunov ja Anett ise paremini kommenteerida, kui nüüd natuke saab mõelda ja analüüsida, et mis seal võis olla, aga ma ei oska öelda, mul jäi kuidagi selline mulje, et kõikide nende 3 mängul oli üks ja sama joon millegi pärast. Allar, mis sulle silma jäi täna? Oleks Rihoga selles kontekstis nõus, et eks need tingimused hommikul ja õhtul ikkagi olid totaalselt erinevad, et see on selge. Ja vaadates neid õhtusi mänge Anetti puhul, siis ei olnud nagu tal kõige mugavam, ütleme, seal mängida. Aga eks esimene asi, nii nagu kõik siin ka pealkirjad ütlevad, et lihtvead murdsid Anetti ja küsimus ongi, et mis selle taga nagu on, et mis see nagu põhjus on, et nii palju neid tuli. Aga eks ka siin tuleb ju kindlasti kiita Muguruzat, et ühest küljest ta võib-olla ei sundinudki Anetti nii palju nagu eksima, kuid ta tegi kõik selleks, et see pall oleks seal väljakul ja Anett nii-öelda annaks veel natukene nagu juurde või vastane paneks veel juurde natukene sellele punktile ja löögile, et see oli kindlasti ka vastase teene mingis mõttes, aga tegemist on ju finaaliga, ja mõlemad mängijad ikkagi ju haissid sellist jällegi võimalust ka, et loomulikult oli seal väga palju võib-olla siis sisemist pinget ja emotsiooni ja närve,
ehk see kõik mõjutas mingis mõttes mängu, kuid tulles nüüd alguse juurde tagasi, siis jah, et päevased mängud olid oluliselt sellised energilisemad ja teistsugusemad kui õhtused mängud, et võib-olla tõesti seal on mingisugune väike konks on ka seal taga olemas. No nagu juba mainitud sai, siis äralööke selgelt väga palju. Esimeses setis juba 22, teises tegi, või mitte äralööke, vabandust, lihtvigu. 22 esimeses setis, teises 17. Kuigi teises setis hakkas ka Muguruza päris palju eksima. Mis sulle, Riho, tundus, mis teises setis muutus? No ma nagu selles mõttes ei oskaks, ma ei võtaks kontekstist välja ainult neid vigu nagu eraldi, et ma just kui vaadata nagu mängu, et mis seal nagu toimus, siis miks ma nagu hakkasin rääkima sellest palli ajastamisest, seal küll on, iseenesest on arusaadav, et see Aneti mängustiil on ikkagi, Anetile meeldib tugevalt palli lüüa ja ta ei taha nii väga seda, tema mängustiil ei ole see topspin ja see pall põrkab seal kõrgemale, aga tegelikult ei saanud olla probleem selles, sellepärast et Anett sai sellega suurepäraselt hakkama päevastel sessioonidel ja ajastas seda palli väga hästi ja mängis fantastilist tennist, et ma ei oska öelda, teises setis loomulikult oli ülikahju oli see, kui oli 5-3 Anett peal ja 5-4 pealt alustas veel oma servigeimi väga ilusti servi ässaga, et sealt see asi kärises, oleks väga huvitav, oleks näha olnud, mis oleks seal veel kolmandas setis võinud saada, et kuidagi kogu aeg oli selline tunne, et Anett otsib mängu, et üks hetk äkki leiab selle ja saab seal kuidagi nagu selle nii-öelda hambad taha, sest et seal tundus juba, et seal võis hakata närvilisemad hetked tekkima ka Muguruzal sellest seisust, aga nii ta läks ja muidugi ma olen ka Allariga väga nõus, et mulle tegelikult kogu turniir Garbine Muguruza jättis väga hea mulje ja Garbine Muguruza, ma julgeks küll öelda, et ta vast oli turniiri kõige parem tõrjuja ka, et kui vaadata, kui palju neid esimese serve tagasi tuli Garbine Muguruzalt, siis, ja mitte ainult Aneti vastu, vaid ka teiste mängijate vastu, siis tema vastu kindlasti ka oli natuke teistmoodi mängida kui teiste mängijate vastu. Et see nüanss ka kindlasti, aga ikkagi mul on kuidagi mingisugune halb tunne on selle õhtusessiooniga seoses, et kas see tõesti oli valgus, kas see oli siis tõesti see temperatuuri teema, midagi seal oli, mis igal juhul teda kuidagi häiris ja ta ise ka ju ütles intervjuus ka, et ta ei saanud täpselt aru, et nad peavad mõtlema ja analüüsima, aga mingi nüanss seal oli. No vaatasin ka selle hetke siis järgi, kus Anett hakkas servima 5-4 pealt servi äss kõigepealt, nagu sa ütlesid, siis topeltviga kohe otsa, mis selle servi ässa tühistas. Mul tundus, et murdepunkt oli järgmine punkt, kus oli 15-löögine pallivahetus, lõppes Aneti löögiga out'i ja peale seda näitas ekraanigraafikast, et kõik 9+ löögilised rallid olid kaldunud Muguruza poole, protsendiga vist oli 71 ja 19 oli midagi sellist vist, Riho või? Jah, aga see ongi täpselt seesama, millest ma räägin, et seal tunduski väga kummalised olid need pikad rallid tihtipeale lõppesidki sellega, et Anett lõi sellise suhteliselt tavalise palli, mida ta kontrollib väga ilusti, lihtsalt lõi pikaks. Ja miks see pikaks läheb, et see oli küsimus, et ta täiesti nagu mitte, et seal midagi oleks nüüd väga teda nüüd hullult surutud kogu aeg, vaid väga palju oli selliseid pallivahetusi, et see oli kuidagi väga kummaline minu jaoks. Et vähemalt kui seda mängupilti vaadata, aga ei tea, ei oska niimoodi öelda ja võib-olla, eks nad ise oskavad paremini öelda. Aga jah, et minul ikkagi oli algusest peale kuidagi nagu kummaline tunne selle õhtusessiooniga. Et midagi seal häirivat oli. No aga minul oli hommikul selline tunne, et läheb, kuidas läheb see mäng, et tegelikult me oleme niigi sellelt turniirilt või niigi sellelt turniirilt juba nii palju võitnud, et ma ei tea, oskaks keegi üldse pakkuda, et finaali välja jõuab peale Navratilova?
kes ka vahepeal muutis oma arvamust. Ja, kes oli ka suur ekspert, kes muutis oma arvamust siin üle päeva. Ei, loomulikult mitte ju, et see oli, ütleme, et iga kas või võit alagrupis, see oli ju järjekordseks selliseks boonuseks ja omamoodi ajalooks, et selge see, et Anett läks sinna suhteliselt hea hoo pealt ja seal võis ju nii-öelda loota ja oodata, et ta võtab nii mõnegi mängija sealt, kuid tegemist on ikkagi 8 parema turniiriga, et seal ei ole ühtegi lihtsat mängu, jällegi teistsugused tingimused, uus turniir, ega selliseid ennustusi on raske teha, et eks sellepärast ka Navratilov läks nii, nagu ta läks, et ühte poolde ja teise poolde, et mitte jätta muljet, et ta midagi ei teaks, vaid täna ta ju saab öelda, et ta teab väga hästi. Aga täpselt nii ta on, et väga võrdsed naised ja ma arvan, et kui see turniir mängitakse uuesti järgmine nädal, siis see võib täiesti teistpidi minna. Jah, ma selle jutu peale mõtlesin, et jubedalt tahaks näha nende omavahelist kohtumist ka nüüd päevase sessiooni ajal veel. Oleks vähemalt üks sellest olnud päevase sessiooni ajal. Jah, aga mis puudutab veel ju finaali tegelikult, ega see teine sett oli ju, ikkagi Anetil oli võimalus sinna mängu tagasi saada. Ja ma arvan, et ta natukene võib-olla mingis mõttes üles-alla käis seal mängus ka või võib-olla ka Muguruza andis neid võimalusi, et uuesti sinna mängu saada, aga selline see ma arvan, võrdsete võitlus on ka, et ju korra üritab või korra saab üks väikse ülekaalu, korra teine väikse ülekaalu ja lihtsalt kahju, et see oma servigame õigele poole ei tulnud ära. Aga ma ei tea, kui te panite tähele, finaalmängus oli ka päris mitu drive, mis Muguruza eksis, lihtsalt drive'id samamoodi. Läks võrku kõrget palli lööma ja eksis. Et ma just vaatasime Toomas Leiusega, et selle väljaku peal olid sellised tumedad alad, ütleme, see valgus ei olnud ühtlane, just sellise servikasti joone peal olid sellised natukene hallimad alad, et see tundus mõlemale oli see raske tegelikult. Ja see võib sellisele mängijale, kes veel kasutab läätsesid, Anetil on ju veel läätsed silmades, et sellisel mängijal võib see eriti raske olla seda palli seal võib-olla selle kunstvalgusega jälgida, et mul on tunne, et see võib selle valgusega ikkagi kuidagi seotud olla. Ei, ma arvan, et see on kindlasti osaliselt seotud kõige sellega, et kui sa mängid ikkagi pimedas tehisvalgusega, siis on ju kaugelt teistsugune, mis on päevavalgusega mängida. Ja kõik see temperatuuri langused, need on täiesti teine olukord. Temperatuuri langusega on samas see case, et mis juhtub temperatuuri langusega? Su keelestus läheb jäigemaks ja palju lendab ju vähem, pall ei lenda out'i temperatuuri langusega, vaid pall läheb ju külmemaks, läheb jäigemaks, soojas lendab pall rohkem, et sa ei löö palli pikaks külmema ilmaga, pigem on see, et su pall ei lenda ju. Kui sa vaatad järgi, aga kõik pallid audis ka ei olnud, et seal oli nii võrku kui külje pealt. Aga ma arvan, et võib-olla teeme järgmine matšpalli Mehhikos. Proovime järgi need värgid. Me peaks ise minema ikka koha peale proovima. Ise koha peale minema, vaatame. Mida me üldse suudaksime seal palli väljakusse saada? Kui ma meenutan, siis minu arust mitte keegi ei saanud peaväljakul treenida õhtusel ajal. Et kõik trennid toimusid päevasel ajal ja peaväljakul sai vist üldse 2 päeva enne turniiri ainult harjutada ja Anett ju vist, kas ta ühes intervjuus lausa ütles, et ta õhtul üldse polnud harjutanud. Muguruzaga mäng oli vist esimene kord õhtul, kui ta mängis. Jah. Esimene alagrupi mäng. Et võib-olla jah, siis peaväljakul oli miski, mis siis teda segas, aga kui nüüd Aneti hooaega ikkagi kokku võtta, siis minu arust ta ise ütles väljakul päris üllatavad sõnad, et tänas seal ema ja toetajaid ja sõpru ja sponsoreid, kes uskusid minusse siis, kui ma ise seda ei teinud. Ja küsisin ka ise siis intervjuus seda järgi ja
ja tuligi välja, et ta oli vahepeal juba lootuse kaotanud, et ta üldse võiks kunagi top 10-sse jõuda, et päris üllatav. Jah, kui praegu tagasi vaadata, siis tegelikult oli ju väga raske see Wimbledoni turniiri järgne periood kuni olümpiamängudeni oli ikkagi päris keeruline periood ja noh, Nett on ka ise seda tunnistanud, et ega jah, see pööre ikka tuli väga ootamatult ja ülikiiresti, et need asjad on väga väikestes asjades kinni tihtipeale ja noh, kes sattus kuulama seda Dmitri Tursunovi intervjuud Tarmo Tiisleriga, siis Dmitri Tursunov väga ilusti rääkis sellest supi keetmisest seal tipptennises. Et noh, nii ongi. Tihtipeale sa võib-olla muudadki mingit üliväikest nüanssi. Sa isegi ei tea, kas see muutis midagi paremaks või halvemaks, aga sa proovid ja katsetad ja üks hetk õnnestub ja teinekord sa võid teha igasuguseid asju, aga midagi ei muutu või läheb isegi halvemaks. Et praegu on kuidagi suutnud nad selle supi niimoodi kokku keeta, et see on väga maitsev igal juhul. No. Et ma loodan, et see nii jätkub ka nüüd järgmise hooaja alguses. Et see on kõik väga ilus praegu. No see on nii ilus, et Chris Evert ütles mulle intervjuus, et Anett peaks nüüd alustama eesmärkide seadmist Austraalia Openi võiduga. Aga ega allapoole selle ongi raske eesmärke seada, ma arvan. Et kui sa alustad hooaega, mis sa saad 6. kohalt, Aga 7 on praegu, vist ei tõuse enam rohkem. Ja olles just mänginud nii-öelda finaalturniiri finaalis, siis ma ei näe, et see eesmärk võiks või peaks olema väiksem seal. Aga eks see tennise pool, et see on selline 52 nädalat ja ühed nädalad sa võidad, ühed nädalad sa kaotad, et Anetil ju ka või üldse enamus mängijatel on mingi periood, kus neid võite võib-olla ei tule nii palju, kui kaotusi sul koguneb ja eks see tekitab sellist ka ju enda sees nagu küsimusi, et kas ja mis ja millal ja mida ma tegema pean veel ja Anett on ju tegelikult väga selline ambitsioonikas mängija, et väljaku peal ta alati tahab nii-öelda võidelda ja võita ja eks see loomulikult on, iga kaotus on tema jaoks teatud mõttes nagu üleelamine või raskus, et ma olen väga nagu õnnelik selles mõttes, et ta täna saab ka kogeda seda, et mis tähendab olla seal, kus ta on. Ja ma arvan, et see loob nagu väga ja sellise kogemuse ka nagu järgmiseks hooajaks ja just nendele Grand Slam turniiridele, et täna ka ikkagi siis 6 mängu mängis, eks ole, et ma arvan, ta ei ole 6 mängu, ei ole väga seda kogemust, et mängida nii-öelda 6 mängu järjest turniiril ja püsida seal ja jällegi mõtlen, et selle Grand Slami jaoks on see nagu väga hea selline kogemus ja mille pealt nagu edasi minna. Ja lisaks sellele Austraalias on head väljakud. Ei pea mäe otsa ronima. Põrge on normaalne. Ja kõik need igasugused muud üllatused, mis seal aastalõpu finaalturniiri kaaslased jäävad ära. Pimedas pead mängima vahest. Jah, aga seal on ka hea valgus, on väga hea. Et Grand Slamide tingimused on nagu ideaalsed, väga head, et ikkagi see tuttavad kõigile. Väga tuttavad kõigile ja ma arvan, et Anetile ka väga sobilikud, et selle koha pealt ei tohiks küll üllatusi tekkida. No ma arvan, et üllatus turniiri puhul oli palju küsimärke. Et üllatus võib-olla isegi korraldajatel endale ka, sest mis 8 nädalat tagasi vist seda väljakut polnud veel olemaski, et seal oli mingi karkass ümber, mingi väike 1000 tribüün, aga mingist valgustusest polnud veel kindlasti juttu ja siis tulid mehed, kes olid üles pannud ka Acapulco ja Monterrey turniire ja ehitasid sinna sellise monstrumi ümber, tellingutele rajatud staadion ikkagi, et oleks pidanud rohkem testima. Jah, see on tegelikult jalgpallistaadion ju, mille peale ehitati see. Oli ka või?
Vist tuli, ma vaatasin ühte pilti, nägin ühte tennisekeskus ei olnud või? Ei, ta on ikka tennisekeskus on kõrval, aga seal on suur jalgpalliväljak oli seal kõrval. Võib-olla oli. Jah, et see õige keskus peaks olema seal kõrval. No mis ma tahtsin öelda Austraalia kohta, et ega me ju ei tea, kes siin üldse kohale lähevad, et kas vaktsineerimata inimesed saavad minna ja nagu me kuulsime, ATP-l vist on 30% veel täitsa vaktsineerimata ja ei tea ju, mis seis seal VTA-ski on. No vaat nüüd lõpuks on tore. 67 või 70% kokku on vaktsineeritud üldse sportlased või tennisemängija. ATP VTA. No aga see 30% võib olla see kõige teravam tipp. Ja. Nagu Sabalenka ütles, et ta oli ka skeptiline, aga põdes läbi ja siis tegi veel sutsu ka otsa, et nüüd Sabalenka on kaitstud mõneks aastaks. No vaat kui tore, nüüd me saame täpselt teada, kes on vaktsineeritud ja kes on vaktsineerimata. Jah. Kes lennukisse peale astuvad, need on vaktsineeritud. Millega teised tagasi tulevad siis? Ei tea, jah. Aga selge, aitäh teile, mehed, lasen teid magama. Ise keeran ka tuttu ära ja oli üks vägev turniir ja üks vägev aasta. Loodame, et järgmine aasta tuleb veel parem. Anett, ma usun, et täna on tervel Eestil selle tulemuse pärast natukene kurb, aga kui sa homme lennukisse lähed, ma arvan, et sa võid päris sirge seljaga ikkagi minna, milline hooaeg, milline aasta lõpp, milline turniir. Võta selle matši erilisus ja selle nädal kuidagi oma sõnadega kokku. Jah, see matš kindlasti ei olnud selline, nagu ma oleks soovinud täna, aga ma arvan, kui vaadata suuremat pilti, siis ma võin väga-väga uhke olla selle üle, mis ma olen saavutanud ja sain see turniirile viimasena ja jõudsin lõpuks finaali ja kaotasin napis mängus, et selles mõttes ma olen väga õnnelik, et ma suutsin seda teha ja üldse mul oli väga uhke tunne, et ma suutsin siia turniirile ennast mängida, nii palju mänge järjest võites ja see hooaja lõpp tõesti oli uskumatult hea minu jaoks ja erinevaid eesmärke sai täidetud sel hooajal, mis olid juba aastaid mul seatud, et selles mõttes kindlasti ülimalt positiivne. Kuidas sa selle mängukäiku täna iseloomustaksid? Ma arvan, et see mäng täna oli väga-väga närviline, et jah, kuidagi ma ei oskagi paremini võib-olla seda iseloomustada kui seda, et tõesti, ma arvan, närvid mängisid täna suurt rolli. Kas sellest võis tulla ka 39 lihtviga? Kindlasti jah. Sul oli, ei saa öelda, et sul võimalusi tekkinud teises setis, sa hakkasid seti võidule servima. Samamoodi nagu Sakaril oli teile omad võimalused, oli ka sul ka täna? Jah, eks see tennis on selline väga vaimne mäng, et mul kindlasti olid teises setis võimalused ja ma kasutan neid ära, aga jah, ma arvan, et praegu see mäng on läbi, enam midagi teistmoodi teha ei saa ja ma arvan, et tuleb uhke olla selle üle, mis on see aasta saavutatud. Ma arvan, et sa pead ise ka nõustuma, et see turniir siia Guadalajarasse toodi, oli ikkagi jackpot eelkõige publiku mõttes, et sulle pisteti siingi lilled pihku, kui sa just koridorist välja tulid. Oled sa sellist toetust varem kuskil maailma otsas tundnud? No eks seda toetust on erinevates maailmalinnades olnud väga uskumatut ja täismaja on alati selline eriline atmosfäär, aga siin tõesti need fännid olid uskumatult toetavad ja eriti just õhtustel mängudel oli see atmosfäär fantastiline, et selles mõttes kindlasti oli väga hea, et siin see turniir toimus. Sa ütlesid väljakul lõpukõnes, et aitäh perele ja toetajatele, kes uskusid siis, kui ma ise ei uskunud. No pealtnäha sellist hetke sel hooajal ei tundnud, et kommenteeri seda lauset palun natukene. Ma arvan, et võib-olla hooaja keskel, kui ma kuskil mingi 5 või 6 mängu järjest kaotasin, siis üldse mingi hetk hooaja keskel ma tundsin, et võib-olla ma ei võida neid parimaid mängijaid maailmas, et ma küll ei kaotanud eriti endast madalamatele mängijatele, aga ma ei võitnud just neid kõige kõrgemaid tippe, et ma arvan, võib-olla see oli see, mida ma silmas pidasin just selles kõnes, et mingi hetk, kui ma siis vist kas Moskva turniiri võitsin, siis ma rääkisin oma inimestega ja kui ma jõudsin top 10-sse, siis nad ütlesid, et ma teadsin seda alati, kuigi vahepeal mina seda tõesti ei uskunud enam. No kõik, terve tennisemeedia on terve see nädal mõistatanud, kus see klõps ära käis, et üks päev, üks nädal, mäletad seda hetke?
Ma ei oska, ma arvan, et see oli selline üks konkreetne klõps, et ma arvan, et see hakkas niimoodi Clevelandi võiduga tasapisi minema, ma sain tasapisi enesekindlust juurde, ma sain kuidagi sellist tuhinat juurde sellest võidust ka pärast US Openit kodus väga hullult kõvasti trenni teha enne Ostrava turniiri. Et ma arvan, et see oli selline järjepidev nagu kasvav enesekindlus ja nii-öelda usk enda mängu ja usk enda võimetesse. Kui pikk su puhkus tuleb, kui kaua sa raketit nüüd enam kätte ei võta? Ei oska vastata praegu, ma reaalselt just lõpetasin selle mängu, ma isegi ei tea, millal ma trenni hakkan tegema või millal see ettevalmistus hakkab või millal uued turniirid hakkavad uuel aastal, ma ei ole jõudnud mitte millegi peale mõelda. Oled sa talviste plaanide peale ka üldse mõelnud, et kus sa selle ettevalmistuse teed? Ma tean, et esimese poole ettevalmistust ilmselt ma teen Tallinnas kuni mingi hetk, kui Austraalia tuleb lähemale, siis ma ilmselt lähen kuskile soojamasse kliimasse aklimatiseeruma. Uut aastat maailma 7. raketina on vist päris magus alustada? Ma arvan küll, jah. See on üks suur unistus, mis sai teoks. Aitäh sulle, jõudu! Kui Blockladder käiks jahil, ei oleks see mingi laigulistes jahirõivastes keskealiste õllekõhtude jalutuskäik värskes õhus, kus matkatoolil istudes poolunes või leibu lipsu taha libistatakse. Ei, Blockladder aretaks oma liigi verejanulisi jäneseid, pikkade küüniste ja giljotiinhammastega. Jahilkäik ei lõppeks enne, kui hing on lahkunud jänesest või jahimehest. Blockladder, kõige karmimad töörõivad siinpool ekvaatorit.